tänase jutluse pealkiri on Soovin, et sul läheks hästi. Aamen. Soovin, et sul läheks hästi. Ja see jutluse pealkiri on siis ühtlasi pealkiri ühe väikesele seeriale, mis tähendab siis seda, et seda jutlust sel teemal tuleb rohkem kui üks. Teadmata on see, mitu neid tuleb, eks näis. Aga täna ja veel mõned korrad me räägime rahast. Ja ma olen läbi töötanud hulga materjali, ma olen kuulanud, ma olen lugenud oma lemmikpiibliõpetajate õpetust, materjali ja need on siis Andrew Womack, Gary Blake ja Lester Sumrall. Ma tahan seda välja öelda, et te teaksite, et ma kasutan ka teiste inimeste mõtteid ja ma ei hakka eraldi tsiteerima, et nüüd ütles see ja nüüd ütles seda teine, vaid et siis on 3 inimese mõtted siin, pluss minu mõtted, sest et alati, kui ette valmistad või mingit teemat uurid, õpid, siis saad ise ka palju ilmutusi ja Jumal räägib. Ja ütleme, see teema kõnetas mind kuidagi nagu uutmoodi ja usu mind, sa ise samamoodi kindlasti õpid midagi ja ma loodan väga, et nii nagu mina, nii ka sina vaatad asjade peale võib-olla hoopis uue pilguga, nii nagu sa varem ei osanud vaadata. Vähemalt minuga see oli nii. Ma sain hästi palju uut ja huvitavat ja ma mõtlesin, et ma seda head uut ja huvitavat tahaks ka sulle anda. Ka sind toita selle hea ja maitsva ja uue ja huvitavaga. Nii, ja julgustan sind olema seda kuulates võimalikult avatud meeltega. Tõnis Mägi ütles ühes intervjuus, et meel on nagu langevari. See töötab kõige paremini siis, kui see on avatud. Ja las siis meie mõtlemine olla ka avatud, mitte kinni. Lai, mitte kitsas. Nii et kuula avatud meeltega ja sellest võib saada üks sinu kõige elu muutvamatest asjadest peale päästetud saamist. Ma julgen seda väita. Ma olen märganud sellist huvitavat asja, et no vaata, 50 on ikkagi õlul juba, oled juba elult üht-teist õppinud ja märganud, et väga tihti on inimene iseenda ohver. Inimene ise on enda kõige suuremaks takistuseks. Ma ei tea, kas sina oled ka seda märganud. Et me ise tihti paneme enda käed raudu, me ise tihti lukustame end puuri. Ma tellisin omale ühed kingad ja kui ma need pakendist välja võtsin, siis ma nägin, et need olid omavahel ühe kummipaelaga seotud. Ja ma tahan sulle seda näidata. Kuulajale siis nii palju, et ma siis kõndisin nende kingadega, mis olid siis kummiga omavahel kinni seotud või köidetud, ühendatud. Ja tead, nende kingade puhul on niimoodi, et ma võingi ju teha nii, et ma jätangi selle kummi sinna 2 kinga vahele, neid kingi omavahel ühendada, kõndida ju saab, nagu sa nägid, lühikeste sammudega küll, päris vaevaliselt, hästi ettevaatlik tuleb olla, või ma võtan selle kummipaela ära, ja astun hoogsalt, astun vabalt, liigun kiiresti edasi. Ja seda kummipaela nüüd saan mina ise ära lõigata või aitab mul keegi teine seda teha. Oletame nii, et Kuldar tuleb nüüd 3 nädala pärast koju või juba isegi 2, ütleb, lähme jalutama. Ilm on ilus ja mina panen oma uued kingad jalga. Aga ma selle kummipaela jätan sinna külge. Ja sest mulle meeldib nii. Jalutamine on meil vaevaline. Ja pane tähele, jalutamine ei ole vaevaline mitte ainult minul. Jalutamine on vaevaline ka Kuldaril. Minu pärast, sest mina käin selle kummipaelaga seal kingade küljes. Nii et tihti meie oma olukord väga, alati tegelikult mõjutab ka inimesi meie ümber.
nii, ja siis ütleme, Kuldar ütleb, et noh, julgustab ikka, et lõika see pael ära. Ja nüüd minust sõltub, kas ma võtan teda kuulda või mina jäängi nii kõndima. Ja vaata, ongi nii, et meist sõltub rohkem, kui me arvame. Jumal ei tule vägisi mult seda kummi sealt 2 kinga vahelt ära lõikama. Kuldar, ma arvan, ka vägisi seda ei teeks. Ja ma võiksingi käia niimoodi ringi, et mu kingad on omavahel seotud ja ma väga hoogsalt edasi ei liigu. Ja kui sa leiad, et ka sinu samm ei ole väga hoogne Jumala asjades, aga sa tahad, et oleks, siis tegele selle küsimusega ja palume, et Jumal näitaks, miks su samm ei ole hoogne, miks ei ole edasi minekut. Ja ma ütlen seda lihtsalt selleks juhuks, kui sa tahad kätte saada seda, milleks Kristus sind on kätte saanud. Ja mul on sulle piiblisalm. See on 3. kirjas, 3. Johannese kirjas ja seal on ainult 1 peatükk ja see on 2. salmis. Ja see ütleb niimoodi, et armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. See salm on nüüd suunatud usklikule, sest siin öeldakse armas. Ja see on üks ütlemata eriline ja üleloomulik asi, et näiteks kui siin meie keskel istuks keegi, kes ei ole veel päästetud ehk ei ole uuesti sündinud, siis tema kohta ei kehti väga paljud asjad piiblis, väga paljud tõotused tema kohta ei kehtiks. Alustuseks ei saaks ta igavest elu ja temal ei kehti ka väga paljud Jumala tõotused, sest need kehtivad Jumala lastele. Näiteks laul 23. Paljud on seda lugenud, kui sa ei ole lugenud, loe kindlasti piiblis, Vanas Testamendis laulude raamatus laul 23. See näiteks ütleb, et issand on mu karjane, mul pole millestki puudus. Ja kui nüüd inimene ei ole veel Jumalaga, siis tema kohta see ei kehti, sest issand ju ei ole tema karjane. Seda tõotust ja kõik need tõotused, mis laulus 23 on tema kohta, see veel ei kehti, see kehtib neile, kelle karjane on issand. Või nagu üldse, mis tõotused kõik piiblis on, et Jumal kaitse, Jumala õnnistus, vaimu annid, vaimu vili, see kõik kehtib nendele armsatele, usklikele. Ja ma panen siia meie kirjakohad ka ette. Näiteks Efeslaste 1.3, mida ma olen tihti lugenud, ütleb, et kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Ja uskmatule see ei kehti, sest issand ei ole veel tema jaoks see meie ja meid. Aga kui me räägime tervisest, siis see kehtib küll kõigile. See kehtib absoluutselt kõigile, on siis usklik või ei ole. Sest Jeesus, kui ta jüngreid välja läkitas, siis ta ütles, tehke terveks ja siis kuulutage evangeeliumi. See on Luuka 10.9, ütles, et tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Kõigepealt tee terveks, näita Jumala väge ja siis räägi ka, kes see terveks tegija on. Aga mis nüüd see eriline ja üleloomulik on see, et niipea, kui inimene hakkab uskuma, niipea, kui ta otsustab Jeesusest teha oma elu issanda, sekundi pealt rakenduvad kõik Jumala tõotused tema jaoks. Kõik privileegid tema elus. Et niipea, kui sa annad oma elu Jumalale üle, saab sinust Jumala laps ja kõik Jumala lapse privileegid, kõik kohaldub ka sinule. Sellele, kes annab oma elu Jumalale. Nii et see on nii huvitav. 1 sekund võib lahutada inimest erinevatest igavikest, igavsest elust Jumalaga või siis igavene elu põrgus. 1 sekund. Tänu Jumalale, et sinu kohta võib öelda armas. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi. Ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Nii et Jumal tahab, et sul oleks need 3 asja. Et sul läheks hästi. Ja nagu Jumalale kohane, mitte midagi ei ole vähe, ta ütleb, et sul läheks igati hästi, ka uni oleks hea. Et sa oleksid terve ja et su hingel läheb hästi. Nüüd, et sul läheks hästi, siis see läheb hästi. See tähendab hästi edenema, õitsema,
laabuma, edukas olema ja samuti hea teekond. Nii et siin siis on, et armas, ma soovin sulle, et sa edeneksid, sa õitseksid, sul laabuks, sa oleks edukas ja sul oleks hea teekond. Ja see mõte siin, et sul läheks igati hästi, on siis nii vaimulikus mõttes, aga ka materiaalses mõttes. Et sul läheks igati hästi. Ja nüüd vundament sellele, et su käsi käiks hästi, on õigete sõnade rääkimine. Ja Maie kinnitas nii hästi oma tunnistusega seda, mis saab veel olla õigemad kui piibel, eks ole. Ja kui Jumala sõna tsiteerid oma elus, see töötab. Ja ütleme siis, see hästi minemise alus on just need õiged sõnad. Räägi õigeid sõnu, see on aluseks sellele, et sul läheb hästi, et sul läheb igati hästi. Nüüd, et sa oleksid ka terve. Vaata, kui me materiaalsest küljest vaatame, siis rikkus võib olla väga tühine, kui tervis on käest ära. Kui ma olen ikka soovinud, ütleme nii-öelda 60+ inimestele siin ja seal õnne, siis nii paljud ütlevad seda, et jah, õnn on küll tore ja õnne on ikka vaja, aga peaasi, et tervist oleks. Nii et Jumal tahab sulle kõike, igati, ka rikkust, aga ka tervist, sest mis selles rikkuses, kui meil ei ole tervist. Ja et su hingel läheb hästi ja ütleme siis, see hing on meil see sisemine inimene, et kõigega läheks hästi. Järgmine salm, mida ma sulle loen, on psalmidest, lauludest 35 ja 27 teine pool, mis jälle ütleb väga toredasti, et olgu kõrgesti ülistatud issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik. Ja kui Vanas Testamendis siin lugesime, et oma sulane, et me oleme nagu Jumala sulased, siis Uues Testamendis me oleme saanud ametikõrgendust. Me oleme nüüd Jumala lapsed. Ja temale meeldib oma lapse hea käekäik. Ja ma siis uurisin jälle, et mida see hea käekäik tähendab ja ma sain suure üllatuse osaliseks. Hea käekäik heebrea keeles ja heebrea keeles sellepärast, et Vanast Testamendist on see salm. Hea käekäik on shalom. Nii et siin ta ütleb, olgu kõrgesti ülistatud issand, kellele meeldib oma sulase shalom. Ja mõned võib-olla teist on kuulnud, aga seda shalomi kasutatakse päris tihti ja seda tuntakse kui rahu tähenduses, eks ole. Ja shalom tähendab siis rahu, täielikkust, heaolu, turvalisust, õitsengut, õnnelikkust, tervist, jõukust ja ka sõbralikkust. Ja issandale meeldib, nagu me siin lugesime, issandale meeldib, kui tema sulasel on rahu, täielikkus, heaolu, turvalisus, õitseng, õnnelikkus, tervis, jõukus. See meeldib Jumalale. Issandale meeldib ja šalomi öeldi ka nii tulles kui minnes, nii et seda kasutati siis nii tere eest kui head aega eest, sest taheti just nimelt kõike seda, mida ma lugesin sellele inimesele, kelle juures käidi ja kelle juurest ära mindi, soovida. Nii et kas Jumal õnnistab inimesi? Jah. Kas Jumal annab vaesust? Arvatakse tihti, et usklikud, eriti pastorid, peaksid olema vaesed. Ei, neil ei tohi jõukust olla. Aga kas Jumal saab anda vaesust inimesele? Nii nagu näiteks Lea lemmikautor Norvel Hayes ütles oma raamatus, et Jumal ei saa anda sulle seda, mida tal ei ole. Näiteks ei saada sulle haigust, sest Jumalal ei ole haigust. Samamoodi ei saada anda sulle vaesust ja puudust, sest tal lihtsalt ei ole seda. Järelikult see allikas on kuskil mujal. Vaesuse ja puuduse allikas on kuskil mujal. Ja juba kui sa mõtled meie igaviku peale, kui me läheme igavesse ellu, kui me läheme Jumala juurde, me asume elama uues Jeruusalemmas, siis seal saab olema ülikülluslik luksus. Ja kui me tänapäeval oleme üliõnnelikud siin maal, võib-olla sellegi eest, kui külatee saab kruusakattest mustakatte omale peale,
siis taevases Jeruusalemmas on lugu nii, et kõik on puhtast kullast. Seal on pärlid. Üks värav on üks suur pärl. Piibel kirjeldab kalliskive, mis seal on. Ja ma tean iseennast, et ma ei ole võib-olla see kõige spontaansem tüüp. Ja siis ma ütlesin üks päev Jumalale, et Jumal, sa tead küll mind, et ma nii väga spontaanne ei ole, et sa võid mind praeguses elus juba natuke ette valmistada, et ma sinna luksusesse minnes liiga suurt šokki ei saaks. Nii et ma usun, et Jumal ei arva sellest üldse mitte halvasti. Et me väärime tema õnnistust, sest me oleme ju tema lapsed, kõige rikkama Jumala lapsed. Ja nagu ma lugesin, siis kõik see täielikkus, heaolu, õitseng, õnnelikkus, tervisi, jõukus, see on see šalom, mida Jumal tahab inimesele anda, oma lapsele anda. Ma loen sulle ka koha Vanast Testamendist, mida ma korraga ka lugesin, kui ma Jumala teenistust juhatasin. Aga see kirjakoht on nii sisukas, et väärib natuke pikemat peatumist. Teenistuse juhatamisel sa ei hakka ju jutlustama, mainid natuke ära, aga vaatame natukene seda sisu rohkem ja see asub 2 Kuningate 4, 1-7. Ja see oli see lugu lesknaisest, kes kuulis. Ja ma loen sulle selle kõik ette, 2 Kuningate 4, 1-7. Kord hüüdis Eliisale keegi naine, Eliisa oli prohvet, keegi naine hüüdis üks prohveti jüngrite naisi, öeldes, su sulane, minu mees on surnud ja sa tead, et su sulane kartis issandat. Nüüd tuleb võlausaldaja mu 2 poega enesele orjaks võtma. Ja Eliisa ütles temale, mis ma pean sulle tegema? Ütle mulle, mis sul kojas on? Ja ta vastas, su teenijal ei ole kojas midagi muud kui kruusõli. Siis ta ütles, mine palu enesele külast astjaid, kõigilt oma naabreilt, tühja astjaid ja mitte liiga vähe. Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala kõigisse neisse astjaisse ja mis saab täis, pane kõrvale. Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja oma poegade järelt. Nemad tõid temale astjaid ja tema valas õli sisse. Ja kui astjad said täis, siis ta ütles oma pojale, too mulle veel üks astja. Aga poeg vastas temale, astjat ei ole enam ja õlivool lakkas. Siis ta tuli ja kuulutas seda Jumalamehele ja see ütles, mine müü õli ära ja tasu oma võlg. Sina ja su pojad, aga elage ülejäägist. Niisiis arved said kõik makstud ja ülejäägist sai ka veel elada, tema ja tema 2 poega. Ja piibel nüüd juhib meie tähelepanu siis sellele, mis meil on. Sellele, mis meil on, mitte sellele, mida meil ei ole. Aga see, mis meil on, see tegelikult ongi meie seeme. See, mis meil on, ongi meie paljundaja. See, mis sul on. Mitte tulevane lotovõit ei ole sinu paljundaja. See seeme, mis sul on. See tilk, mis sul on, ongi see paljundaja. Naisel oli natuke õli kruusis. Ja prohvet ütles, et see paar tilka õli, mis sul on, seda hakka paljundama. Ja see on nagu investeerimisega, nagu tänapäeval ju tehakse, investeeritakse, ostetakse kortereid, üüritakse, müüakse, kasvatatakse seda väikest, mis sul on, järjest suuremaks. Ja naine siis hakkas seda õli seal kruusis, mis tal seal kruusis oli, teise nõusse kallama ja see hakkas paljunema ja paljunema ja paljunes nii kaua, kui nõud said otsa. Ja meie saame seda sama teha. Meie saame ka paljundada seda, mis meil on. Ja pane tähele siis, mida prohvet Eliisa ütles sellele naisele, palu astjaid kõigilt oma naabrilt ja mitte liiga vähe. Too palju astjaid, julgustas jünger seda vaest lesknaist, too palju astjaid. See ütleb, et Jumala soov on õnnistada. Tema soov on õnnistada palju. Jumala käekiri on palju. Nüüd, kui naine poleks hakanud kallama või nagu mina näiteks ei lõikagi oma kingadelt seda kummipaela sealt vahelt ära,
kui ta ei oleks pihta hakanud sellest vähesest, mis tal olemas oli, ei oleks õli hakanud ka paljunema. Kui ta ei oleks seda paari tilka, mis tal veel alles oli, hakanud välja kallama oma kruusist, ei oleks hakanud õli ka paljunema. Nii et see on üks ususamm. See oli üks ususamm, mida lesknaine tegi. Me saame siit ainult õppida. Hakkame ka pihta või jätkame. Teeme uusi eesmärke, hakkame liikuma. Ja Jumal õnnistab liikumist. Voolavat õli, mitte kruusis seisvat õli. Jumal õnnistab voolavat õli, mitte kruusis seisvat õli. Jumal õnnistab aktiivset usku, mitte ainult teadmist. Sellest ei piisa, kui sa tead, et Jumal õnnistab ja paljundab ja aitab ja kõik, aga seda tuleb aktiivselt hakata näitama. Enne tegelikult me ei tõesta oma usku, kui me ei hakka tegema seda, mida me ütleme, et me usume. Hakkame kallama ja siis hakkab ka paljunema. Ja Lester Sumrall ütles hästi, et mul on 2 kätt. Üks saab ja teine annab ja mulle endale jääb ka. Ja ma mõtlesin, et seda võib kasutada ka näiteks oma kehaga hästi, et mul on 2 kätt, üks võtab, teine annab ja mulle jääb ka. Võtan, annan ja jääb ka minule. Mitte liiga vähe. Ehk siis inimene kipub piirama Jumalat. Ja Jeesus ütles ka, et olgu teil usku Jumalasse. Ja see on see, kuidas Jumal teeb. Jumal annab rohkem, kui me oskame paluda. See ongi see kuhjaga, millest räägib ka Luuka evangeelium 6. peatükk 38. salm, kus ta ütleb, et andke ja teile antakse hea, tihedaks vajutatud, raputatud ja kuhjaga. Mitte liiga vähe, palju. Ja ka laul 23 ütleb, et karikas on pilge nii täis. Ja nüüd mul on sul üks väike väljakutse. Pane oma usk nõnda nimetatud joonlaua peale, seda lesknaise õli lugu kuuldes. Nüüd oli see lugu, jünger või see prohvet ütles, et tooge astjaid. Nüüd milliseid anumaid sa selles loos ette kujutad? Milline on sinu kujutluspilt? Millised anumaid sa mõtled, et peaks siis tooma või toodi? Kas õlipudel, kas purk, pott, või kanister või 200-liitrine nõu. Mina ise mõtlen, et mina oleks vist õlipudeli toonud ühe, sest ma mõtlen, et nii on viisakas. Aga nüüd, see on see inimlik mõtlemine seal vahel, on ju. Jumal ütleb, mitte liiga vähe, aga mina püüan olla viisakas. Aga see lugu piiblis õpetab mulle, ma usun, et ka sulle, et Jumala õnnistused on mitte liiga vähe. Ja nii palju, kui oleks olnud anumaid, olemata suurusest, olenemata kogusest, need kõik oleksid saanud täis. Ja kui naine oleks kasutanud ka ülisuure tsisterne või näiteks, ma ei tea, õli või selle bensiiniautot tsisterni või näiteks nagu, kui sa oled sattunud Alexela bensiinijaama, siis seal on 2 väga suurt tsisterni, väga suured, ma ei tea, tünnid või tsisternid, eks ole. Kui nüüd naine, see lesknaine oleks läinud oma kruusikesega nendesse kallama, siis mis arvad, kas Jumal oleks mõelnud, no küll on ahne, et ära nüüd üle ka pinguta, ma tahan sind küll õnnistada, aga ära nüüd hulluks päris mine, on ju. Ma arvan, et Jumal oleks olnud vaimustuses sellest, kui see naine oleks nii teinud. Kuidas ma seda tean, et ta oleks vaimustuses? Sest usk meeldib Jumalale. Piibel ütleb, et usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, järelikult usuga on võimalik olla Jumalale meelepärane. Ja mida rohkem sa teda üllatad oma usuga, seda meelepärasem sa talle oled. Ja mul on ka üks lugu Luuka evangeeliumi 7. peatükist, kus oli lugu ühest väepealikust, kelle teener oli haige. Ja ta oli kuulnud Jeesusest, ta teadis, et Jeesus teeb terveks ja siis ta ütles lihtsalt, et
Jeesus ise ei pea kohale tulema, öelgu üks ainus sõna ja teener paraneb. Väepealk ütles, et kui tema ütleb sõdurile, et mine sinna või tule siia, siis nad teevad seda, sest see on käsuliin ja see peab vaieldamatult nii töötama. Ja sama lugu selle haigusega, mis teenril oli, et kui Jeesus ütleb ühe ainsa sõna, haigus peab alluma, käsuliin töötab. Jeesus on üle haigusest, mina ütlen haigusele, mingu ja läheb. Ja tead, mida Piibel ütleb selle kohta? Ja seda kuuldes Jeesus imetles teda. Meie jaoks tundub võib-olla see Alexela tsistern ülisuur. Suure Jumala kõrval on see väga köömes. Aga see põhimõte ei ole siin üldse see, et meil peaks palju olema, aga Jumal imetleb meie usku. Mida rohkem sul seda on, seda meelepärasem oled sa Jumalale. Ja iseendale vaadates ma näen, et mul on nii palju õppida. Ma loen sulle veel selle 3. Johannese 1 ja 2. Armas. Soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Et Jumal tahab, et sul läheks igati hästi, sa oleksid terve, su hingel läheks hästi, talle meeldib su hea käekäik ja ta tahab, et sul oleks temasse usku, ka materiaalsetes asjades. Ja mida suurem see usk on, seda imetlusväärsem Issandale. Nii et hoidke oma langevarjud lahti. Järgmisel nädalal me jätkame selle teemaga ja on väga palju huvitavat tulemas. Nii et ära võib-olla ole liiga rutakas praegu ka järeldusi tegema. Paneme mitme nädalaga ühe terve pildi kokku. Kas või sellele küsimusele me saame vastuse, et miks on mul siis nii palju vaja? Sellel on oma põhjus. Miks Jumal tahab sind õnnistada ülikülluslikult? Aga nüüd ma ütlen küll tänaseks aamen.